No ma arvan, et Eestis kindlasti see on kõige suurem mäng, et see emotsioon, mida see mäng tekitab ainult suur Tallinna derbi. Et midagi ei saa teha, derbimäng on derbimäng, et nad on natukene erilisemad kui võib-olla mõni teine mäng, et kindlasti ootame väga. Ma ei oska hetkel nagu öelda, et me võtame mäng korraga, kõigepealt on meil kolmapäeval suur mäng ja peale seda vaatame juba uuesti, et seal on karikafinaal, et on ikkagi 12 asja, et ühe mänguga saad 3 punkti ja teisega võidad tiitli, et selles suhtes väga lahe, et ma arvan, et just need mängud niimoodi järjestikku tulevad ka, et Eestis sul palju selliseid suuri emotsiooni mänge ei ole ja nüüd tulevad 2 järjestikku. No eks ta jah, üldpildis on ikkagi samasugune, et Levadias võib-olla keskendume natukene oma mängule, et Floras hästi palju analüüsisime ka vastased ja lähtusime nagu nendest, aga siin meil on selgelt oma tugev filosoofia, mida me jälgime ja siiamaani see aeg on see nagu hästi mõjunud, et jah, aga üldpildis nagu midagi suurt vahet ei ole. No eks kindlasti on, et päeva jooksul saab kõvasti neid asju tehtud, et seal oleneb ka palju, kas mäng on õhtul või hommikul, aga üks selline kõige kindlam ja kõige turvalisem asi, mida kogu aeg saab teha, on see, et ma astun parema jalaga alati väljakule, et ma ei tea, kus see tunda on või miks see nii jäänud on, aga see on jah selline mõte, mida ma enne mängu kogu aeg mõtlen, et kui vasakuga astud, siis ei tea, mis tulla võib, aga parema jalaga tulevad kõik paremad asjad välja. No eks Tarmo kindlasti annab hästi palju juurde ja ta on ju ise legendaarne mängija selles suhtes olnud, et mina kui ääremängijana väiksena ma kasvasin üles vaadates Tarmo Kingi suurepäraseid esitusi, et eks mingil määral kindlasti au, et selline mängija siin nagu juhendab ja ütleme niimoodi, et Tarmol on päris head need omad nipid, et mulle ta on neid öelnud, et ma loodan, et ta teistele neid ei räägi, et praegu jätab need ainult mulle, et siin Levadia sees hoida, siis aga ei, kindlasti mis ma arvan selle ajaga, mis ma siin olnud olen, kogu see treeneri staff tegelikult, et kuna neid on natuke rohkem, siis individuaalset tähelepanu saad ka mingil määral rohkem ja kui on mingi mured või probleemid või tahad midagi harjutada, siis alati on keegi olemas, et see on väga hea asi.
no ma tänan muidugi Franki nende sõnadest, aga see on hea, et läheb midagi kasulikku meeskonnale, et ma ise veel pole aru saanud täpselt, mis mu kasu on siin, aga see oli huumor, aga mis seal ikka, ma arvan, et ründav mängija kõige tähtsam on ikkagi tal enesekindlus, et väravasöödud väravad ja et seda ma üritan nagu neil üleval hoida, et ükskõik mis ka ei juhtu, et ega kes meil siis ei oleks halvasti mänginud, iga mäng on erinev ja tuleb ka halbu mänge sisse, aga see ei tähenda, et see on siis kohe halb mängija oled, et tuleb olla enesekindel, uskuda endasse ja teha lihtsaid asju ja vahepeal siis ka raskeid asju ja kõik välja tuleb, et kui sul peas on kõik hästi, siis on jalgades ka kõik hästi. Ma arvan, et lähtuvalt minu positsioonilt just, mida võiksid väiksemad tegelased võiks jälgida, on mitte just see palliga osa, et kui ääremängija saab palli, et mis siis saab, aga lihtsalt võttagi üks mäng, kus sa jälgid ääremängija ja tema liikumisi, kuidas ta teeb sööste kas liini taha või kuidas ta ennast nagu vabaks mängib, et see on jalgpallis, see on väga tähtis asi ja mina isiklikult ma noorena veel natukene rohkem tähelepanu sellele pööranud, oleks see kindlasti nagu kasuks tulnud, et see on küll üks asi, mida ma tahan kõigile kaasa anda, et jälgige liikumist. Seda, et tundub, et enam ei ole kaugel see aeg, kus saavad fännid ka staadionile, et kannatame veel ära ja kindlasti hoidke pöidlad pihku televiisori ees, et meie vajame teie tuge ja nagu ma ütlesin, enam pole palju jäänud, et varsti juba kohtume väljakul.